Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Korralik talv on Eestimaale kohale jõudnud, mis annab lootust, et ka mootorid hakkavad peagi mürisema. Meie ka vaatame täna, kuidas motosportlased valmistuvad talikrossi meistrivõistluste avaetapiks. Tere tulemast saatesse! Kui Eesti mootorisport tähistas oma 90. juubelit, võttis Estonia kontserdisaali laval parimale motokrossi klubile ette nähtud auhinna vastu Redmoto juht Toomas Triisa. Selline tunnustus tuli juba 2 aastat järjest. Eesti krossi radade valitsemine, kus MX2 klassis saadi koguni kolmikvõit, on medali üks külg. Meie käisime vaatamas, kuidas valmistutakse uueks hooajaks. Üldkehalise ettevalmistuse treening avaldas muljet kohe esmapilgul, sest tundus, et rohkem inimesi ühte ruumi harjutama lihtsalt ei mahu. Hiljem selgus, et veloergomeetritel sõideti ennast lihtsalt nii-öelda soojaks. Sellele vaatamata oli treener Marit Riis äärmiselt nõudlik. Tõsisem harjutamine ootas veidi hiljem ees jõusaalis. Toomas, räägi natukene sissejuhatuseks, milline see Redmoto treening nädal praegu välja näeb? Treening Redmoto niisugune nädal hakkab enamusel ikkagi esmaspäevast juba pihta, et aga niisugused, kes meil on niisugused A-tiimi sõitjad, siis kellel on kõrged sihid ja siin tiitlijanult, et nemad alustavad kindlasti juba esmaspäevast, et teevad individuaalselt ühe treeningu või 2 isegi kõvanni. Et aga suurem osa klubist siis teeb niisuguse ühistreeningu teisipäeval esimest korda. Siin ongi, nagu me täna siin on näha, Marit Riisigi juhtimises Fit-Testi spordiklubis, kus meil on niisugune 2 tundi niisugune erinevalt ära jaotatud treening, kus siis alustame jalgrattaga ja siis pärast jõusaali, nagu siin praegu taga näha on, et praegu on näiteks karistusring, et siin keegi tegi midagi valesti. Et kolmapäeval on meil tavaliselt niisugune puhkepäev, need, kes kõvemad mehed käivad hommikuti ujumas ja siis neljapäeval on järgmine kõik koos niisugune ühine ujumistrenning siis Ilmar Ojase juhtimisega Kalev Spaas, kus meil on siis natukene just niisugune motospordile sihitud ujumise treening. Ja siis reede on jälle niisugune nädala kokkuvõtlik osa siin, samasugune jõusaali treening nagu praegu käib. Ja siis kes käib nädalavahetusel, käivad praegu sõitmas siis kas talikrossidel või siis käivad Võrus siseajalistes treeningutes juba sikliga. Niimoodi on ta meil jaotatud ja sedasi läheb välja kuni aprilli alguseni välja, et siis juba natukene see plaan muutub, et läheb rohkem sõidu peale siis. Osavõtjate arv on ikka päris üllatavalt suur. Ja meil on need ühistreeningud on ikka nii palju, et rahvastena ei mahugi kõik, et osad juba siin, kes on kõvemad, Üslaanso ja Idavam, nemad läksid juba Ameerikasse ära ja siin on teiste klubi sõitjad veel, kes käib meiega koos trennis ja suure enamus on ikka Redmotorist. Sul on võrdluse moment olemas, et kuidas Jussi vorm oli nüüd ennem, kui ta raja peale läks? Ja ma arvan, et Jussi on väga hästi ette valmistatud. Jussi on alati füüsiliselt olnud väga tugev sõitja, et ma arvan, et kui ta see hooaeg suudab ennast ilusti sellest vigastustest parandada, et eks ta kindlasti teeb head tulemust. Et ta on niisugune hea eeskuju kõigile meie siin, kes on harrastajatele ja meie klubi tippsõitjatele, et ikkagi on hea võrdlus, et kuidas võrrelda teistega. Et kui siin kevadis või need sügisesed tervisetestid oli ennem treeningute algust, et siis oli küll, Juss oli päris tugevalt füüsilisega teistest ees, aga ma arvan, et kevadeks ja hooaja alguseks on nii meie klubiski nii mõnigi, kes tal üsna lähedale on. Redmoto klubi eelmise hooaja esisõitja Priit Rätsep sõidab sellel aastal Belgia KTM Tiga Racing meeskonnas. Motokrossi MM-il stardib ta MX2 klassis. Priidul on kõrged sihid ja kõrged eesmärgid, eks. Selline võimalus oli minna maailma ja meil on hea meel, et ta meid aitas eelmine hooaja ikkagi tõi nii palju sära meie tiimile juurde, et kindlasti suur tänu talle ilusa hooaja eest, et ma arvan, et me kogu klubi on talle ka toeks nüüd, mis sest, et ta siklimarki vahetas, aga ikkagi poolenisti meie mees. Kas sa arvad, milleks tal potentsiaali on? No eks seda pole veel vara öelda, et ta on oma kiirust näidanud, et Euroopa tasemel ta on ikkagi võib lugeda top 10 sõiteks kindlasti, et eks
eks sealt hakkab nüüd see piir, kust sõelutakse välja need parimatest parimad, et tuleb peaasi, et poisil jätkub niisugust sitkust ja jõudu, et selles karussellis läbi lüüa, et kindlasti ma arvan, et esimene aasta saab ta kindlasti raske olema, aga et mida tugevam ta on ja mida rohkem ta sunnib ennast sundida, kindlasti seda paremad need tulemused tulevad. Järgnevaks 8 aastaks sõlmis Redmotoga lepingu Lauri Lehtla, kes möödunud hooajal tegi kaasa maailmameistrivõistlustel MX3 klassis. Kahjuks vigastuse tõttu jäid õiged sõidud sõitmata. Koostöös Redmoto ja Hondaga loodetakse nüüd jõuda uuele tasemele. Põhieesmärkideks maailmameistrivõistluste kõik etapid MX3 klassis ja Tridents Eesti meistrivõistlused. Ja kui oled füüsiliselt tugeva, siis on ka vigastused nagu hoiavad kaugemale. Ja loomulikult, et see on ikkagi füüsiline trenn on selle meie spordi juures ikkagi number 1 täna, et noh, kõrvalt on seda tihtipeale raske aru saada, et aga need, kes on korra sikli selles istunud, need saavad aru, et kui sul võhma ei ole, ega sa siis sõita ka ei jõua. Siin on nagu koroonakorp, praegu vile peal kõik käib. Ja, et nüüd on nagu see programm on niimoodi valmis pandud, et see on vastavalt crossile. Me oleme oma sellistes treeningutes jõudnud täna sellesse vormi, kus me oleme alustanud natuke niisuguse kiiruse ja sitkuse treeniga, et niisugune jõuline osa on läbi saanud, et nii ta läheb, et see on nagu erinevate astmetega jaotatud, et täna me oleme selles kohas. Ma ei ole kuulnud, et ükski teine klubi sellist ettevõtmist on teinud. Ausalt öeldes ma ise ka ei ole, et ma tean, et siin Võrumaa Leokid ja nemad kõik teevad üsna sarnaselt, aga et kas nad nii niisuguse pundiga koos teevad, et seda ma ei oska öelda, aga eks see on meie eripära ja me proovime seda oma joont hoida, et ja sa hoiad ennast ka niimoodi heas füüsilises vormis? Loomulikult, et minul on 2 aastat plaan on endale paika pandud, mis ma tahan teha ja mis mu soov on saavutada, et selle nimel ma täna töötan, et ma arvan, et juba suve siin esimeses pooles julgeme ka välja öelda, et mis see nagu eesmärk on, et ma arvan, et see on niisugune Eesti motomaailm selle natuke midagi uut ja üllatavat. Ja tore on see, et noori võisse on? Jaa, see on kõige parem meel, aga alati neid võiks olla rohkem, aga eks ole natuke selle spordi eripära, et noor ei ole nagu nii lihtne nagu kogu selle pundiga võimalik kaasatades. Vaatan, sa kibeled juba nüüd oma kohta selles ringsüsteemis sisse võtmas. Jah, sa tavaliselt, kui sellest maha jääd, siis pärast sured, et siin praegugi lihtsalt puhkamisega on juba pulss nii kõrge. Marit, kas see meeste piinamine on sulle täiesti niisugune mõnus ettevõtmine? No ikka on tore vaadata, kuidas tublid inimesed trenni teevad, et selles suhtes, ma ei tea, nad võib-olla natukene tunnevad ennast piinatuna trennis, aga pärast on neil sõita parem, nii et hea eesmärgi nimel ikka. Vaatan, et väga tagant ei olegi vaja neid aidata. Jah, selles suhtes on crossisõitjad hästi tublid, et kuna kogu aeg on võistlusmoment kellegiga ka niimoodi paarisharjutusi tehes, et siis pingutavad ise. Sinu kogenud silm näeb ka arengu ära? Jah, kindlasti. Et selles suhtes, et see aasta me alustasime kohe 2 saalitreeninguga ja see on andnud väga suure edasimineku. Et mul on väga hea meel. Siin käib praegu tõeline meeskonnatöö, aga Indrek, siin tuleb ka igale mehele tegelikult individuaalselt läheneda. No eks on, et inimesed on erinevad ja võimed on erinevad ja ega kõik ei saa ühe mütsiga lüüa, et see nüüd jääda-tuntud tõde. Et meil on tegelikult päris paljude sõitjatega, kes siin grupitreeningus käivad, ka nii-öelda vestlused olnud, kes kui palju nii-öelda peab ja kõigil on kohustus ikkagi teha nii-öelda tervisekontroll, koormustest, sest treeningud, nagu siin ise näete, on tegelikult ikka päris rasked ja pingelised, et ilma igasuguse tervisliku järelevalveta või arstliku järelevalveta neid treeningud ikkagi tegema ei saa hakata. Ja tegelikult on siin ka ju mingil määral nagu ületreenimise oht, et sul väga lihtne, et eks neid juhtumeid Eestis on nagu päris palju, et ongi niimoodi, et isad, just kui me võtame motokrossi, et isad arvavad, et nad teavad kõike, aga paraku ükski inimene ei tea kõike. Ja need ületreeningud on väga kerged tulema, kui ei jälgita võib-olla nii-öelda treenitavat ja kui ei jälgita neid kabasid ja kõiki asju, et meil on enda klubi siseselt neid asju viimase 2 aasta jooksul juhtunud küll ja küll, kus treeneriga koos olles treenides on kõik väga hästi, kuid siis laagrisse minnes koos isaga
tullakse tagasi väga suures ületreenituses. Te olete paar kuud nüüd siin juba tõsiselt rüganud, aga tegelikult ikka tsiklisõitja parim treening on ikka rattaseljas. No ütleme nii, et meie esimesed sõitjad hakkavad nüüd jaanuari lõpus minema juba laagritesse, et Andre Park on siirdumas Hispaaniasse esimesse sõidulaagrisse ja eks need Eesti poisse on siin maailma peal laiali küll juba ja viimased 2 aastat on näidanud, me oleme Eesti klubide meistrid, meie sõitjad on eesotsas, see asi toimib. See liidab kollektiivi kokku hästi? No absoluutselt, et kui me oleme krossidel ükskõik kus, kas Eestis või kuskil väljaspool, siis me püüame ikka koos olla ja üksteist aidata. Ja olenemata siis sellest, kas oled 50 kuubikulise sõitja või siis sõidad MX1-s, mehed on sõbrad omavahel ja saavad väga hästi läbi ja üksteisele antakse nõu, nii see pisike poiss suurele kui ka suur poiss pisikesele. Ma vaatan siin meie selja taga just Martin Adamson, meie üks kiiremad noori poisse ATV Quadreiseri seljas, on väga sitkelt arenenud. No Martin on nüüd teist hooaega meie klubis ja ütleme nii, et tema on siin treeningutel nüüd seda treeningut tegemas esimest hooaega. Aga ütleme nii, et Martin isa on väga hoolitsev isa ja ta on meie klubi treenerite käest alati nõu küsinud, mida teha, kuidas teha. Martin, millal sul selline kõva mahv peale hakkas juba? No ma arvan, et see tuli siis, kui mu isa oli sõitma hakanud, siis ma mõtlesin, ma tahaks isegi sõitma hakata. Ja siis ma hakkasin karjutama, et esimene aasta ei kulgenud nii hästi, kui kas järgmised aastad hakkasid väga hästi kulgema. Kas on tunda ka, et kui sa oled korralikult ikka füüsilist reedeid, siis on sõidus kergem? Muidugi on. Mis sa arvad, kas sinu klassi poisid veel sellist mahvi teevad? No mul üks klassivend isegi teeb päris palju trennega. Ma olen ikkagi klassi kõvem. Mis sa tahad tuleval hooajal või õigemini talvehooajal nüüd ära teha? Jaa, aga me mõtlesime, et suvel võiks veel Euroopasse sõitma minna. Aga talvel? No talve sõidame ka. Talv on sul ikka ettevalmistu suveks või? Jaa. Aga mis sa mõtled, jääd sa selle 4 ratta peale edasi? Jaa. Aga Martin on väga tubli poiss, et ma usun, et 2-3-4 aastat ja Eesti rahvustekoondis koadides saab endale ühe väga tugeva esinumbri. Eesti korvimeeste tase kipub soolosõitjate tulemustele viimasel ajal kõvasti alla jääma. Väga tõsiselt valmistub aga uueks hoojaks Gert Kordejev. Kõik vennad suudavad siin Eesti võistlused lõpuni sõita, ütleme MM-i tasemel kindlasti jääb natuke nõrgaks, ütleme nii. Lihtsalt ajaline kestus on nii palju suurem? Jah, et MM-i sõidu on ikkagi üle poole tunni ja rajad tavaliselt on ka sellised tehnilisemad ja kiiremad, vahest augulisemad, et seal jääb natuke puudu. Jääb just puudu just sellest, et kui siin Eestis sõidad 15-20 minutit, siis sa seal ühel võistlusel lihtsalt ei jaksa seda poolt tundi sõita niimoodi. Sõidad lõpuni, aga hoog on lihtsalt madalam. Sa oled korralikult harjutanud, sul saab suvel olema natukene kergem? Tegelikult ma olen siin treeninggrupis juba vist 3. hooaeg. Et siin saab korraliku koormuse ja kui natuke veel juurde kusagil teed, et siis suudad kindlasti ka pool tundi vastu pidada. Kui palju tüdrukud üldse on, kes motokrossis tõsiselt harjutavad? Tundub, et neid tuleb päris palju rohkem juurde, aga võib-olla kuskil 10 ringis, võib-olla näiteks vähem. Millal sina saad aru, et selline üldfüüsiline trenn annab palju juurde, et suvel on lihtsam? Siis kui esimest korda trenni lähen peale talve. Ta tasub ennast igal juhul ära? Ja igal juhul, muidugi. Nii et Red Moto oma liidripositsiooni klubide arvestuses käest ära anda ei kavatse? Oi, kindlasti ei kavatse, pigem ikka nagu kohe alguses peale sai öeldud, et me ikkagi tahaks liikuda MM-i tiimi poole, et selles suunas me teeme tööd. Aga eks seda ole näha, et millal me sinna jõuame, aga igal juhul sinna poole liigume, et täna me oleme sellised, et loodame, et läheb asi aina paremaks. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.